Tervishoiuvaldkond on läbinud viimastel aastatel mitmeid kriise, kuid nüüd oleme jõudnud olukorda, kus meditsiinivaldkonnas on raha otsa saamas. Ma julgen öelda, et me oleme päris sügavas kriisis ja seda näitabki see, et me kasutame praegu juba Tervisekassa reserve ja kui me 3 aasta pärast oleme olukorras, kus on aastane puudujääk umbes 150–200 miljonit eurot, siis see tähendaks, et me peame hakkama arstiabis kõvasti kokku tõmbama. Tervisekassa eelarve on 2,4 miljardit eurot, samas on Tervisekassal mitmesaja miljoni euro suurune puudujääk. See nõuab täpsemat analüüsi, mis see täpselt tähendab, aga 10% Eesti inimesi on Tartu linn umbes, eks ole. 10% ajast on 1 kuu, ehk et me umbes 1 kuu jooksul aastas ei saa pakkuda arstiabi, et me ei kujuta ju seda olukorda ette. Mustadeks päevadeks on Tervisekassal kogutud reserv, mille kallale aga nüüd on mindud. Riik otsib kärpekohti ning kui tekib olukord, kus tervishoius tuleb rahaliselt veelgi koomale tõmmata, siis võib tekkida ka olukord, kus inimesed ei pääsegi enam arsti juurde. Juttu on vajaduspõhisusest. Ja me väga ootame siin perearstidena ka tervishoiukorraldajate ja Tervisekassa selgeid sõnumeid selles suunas, et mis see vajaduspõhisus on. Me kõik sellest räägime, aga see tegelikult tähendabki seda, et mitte ainult kättesaadavus, et igaüks peaks kohe nüüd täna, tal on õigus arsti juurde tulema, vaid see, et see, kellel on tõsisem tervisemure, tema peab saama õigel ajal käsitletud ja õigesse kohta edasi suunatud. Tervishoiusüsteem on ülekoormatud. Üheks suureks probleemiks on patsiendid, kes tegelikult ei peakski kohe arsti juurde pöörduma. Näiteks iga nohu ja köhaga ei pea arsti kabineti ukse taga istuma. Väga suurte strateegiate loomiseks meil ei ole aega, me lihtsalt ei jõua seda. Aga tegelikult arstid teavad väga hästi, mida on vaja ja teavad ka õed väga hästi. Aga väga sageli juhtub see, et patsiendi või inimese ja meediku arusaam vajadusest on väga erinev. Näiteks kui inimesel on palavik, köha ja nohu, siis tema arvab, et ta vajab abi kiiresti ja EMO-st. Aga arstid ja õed teavad, et see ei ole nii. Sotsiaalministril on idee, kuidas võiks tervishoiusüsteemis olukorda veidikenegi parandada. Näiteks kaotaks tema ära saatekirjad eriarstide juurde. Kui me mõtleme Skandinaavia riikidele, siis seal on aastakümneid olnud lahendusena kasutusel midagi sarnast, nagu meil on e-konsultatsioon. See on siis see olukord, kus perearst saadab eriarstile ette juba kirjelduse patsiendist koos ülevaatega tehtud uuringutest, analüüsidest, ka mõtetest, kahtlustest, hüpoteesidest ja eriarst otsustab, millal see patsient peaks tulema vastuvõtule või kas ta üldse peaks, võib-olla saab lihtsalt nõuannetega. Ma pigem pooldan ja toetan seda, et e-konsultatsioon võiks olla parim lahendus eriarstile minemiseks. Muidugi meil on piirkonnad erinevad, osades haiglates on teatud spetsialiste vähem, ka osades võib-olla perearstikeskustes ei ole sellist valmisolekut seda teha, aga suund võiks ikkagi olla sellele, et e-konsultatsioon on patsiendi jaoks parim viis spetsialistile suunata. See kõik on alles idee tasandil, kuid sotsiaalminister lubab, et tervishoidu vähemalt kärped ees ei oota. Siiski, kui Tervisekassa reservid kaovad, siis võib tulevikus meie kurb reaalsus olla see, et arstile pääsevad vaid need, kes suudavad visiidi eest ise maksta.